filmima, seal on mingi kardirada ja eile käisin pildistamas ja mis ma veel tegin? Jõid õlud. Mida? Jõid õlud. Õluti, aga ma ütlesin endale, nüüd aitab Oskar, sa pead homme minema Raplasse. Ja nii oligi. Nii et nüüd ma sõin Raplasse. Need on hobused, vaadake neid. Need on loomad, need on suured ja need on kuninglikud hobused. Ja meie jõudsime Säreveresse, mis on siis, võib öelda, Türi külje all. Türil peetakse ju ka maailmakuulsat lillelaata, milleks on siis Türi lillelaat. Ja selle Türi teeb just see laat maailmakuulsaks. Kus ta on? Seda pole praegu. Oleme nüüd Rapla külje all. Rapla kardirada jääb minust vasakule käele. Ootame Raikot, et saaks hakata tegema contenti. Ehk siis, siin on üks kardisõitja, keda meie peame filmima. Ja rohkem mul infot ei ole, nii et vaatame, mis me tegema peame. Panen omal mingid asju pagassi. Me teeme vlogi ka täna. Muidugi teeme, sest kõige tähtsama vlogi jaoks alati see, et sul oleksid lätud ja sokid. Mul võiks olla sandaalid, oleks veel efektsed. Kas täna tuleb siis põnev päev või? Oskar. Mida? Tuleb põnev päev või? Täna tuleb põnev päev või? See ju sõltub sellest, mis toimub võistlusrajal, sest mis ta siis on? Eesti meistrivõistluste 3. etapp kardisõidus ja pagan, ma ei mäleta, 10 või 11 võistlusklassi. Ehk siis kõige pisematest kuni juba siuksteni välja, kus on käigukang ja mehed lasevad väga kiiresti. Suured mehed kartidega. Ma arvan, et tuleb. Jõhker kogus kardimeistrivõistlustel käib väga palju võistlejaid. Ja ma ütlen, kuna see on Eestikate etapp, siis siin oli 10 või 11 klassi. Tere tulemast kardiparadiisi. Meiega on siin sadu karte. Ja sama palju inimesi lähevad. Ja tiim, kellega meie koos siin oleme täna, Aqua Racing. Ja kõige rohkem jälgime nende noort sõitjat Albert Tamme. Pani mööda ilusti. Miks ta enda trajektori peal lõi? Ta hakkas veel mind nügima. Ei näinud seda üldse, mõtlesin, kas ülekandest peaks korra vaatama ja tagasi kerima. Et kas see on seal kaameraga katab, tahaks näha. Aga ta sõidab ju nii, et tuleb kohe. See oligi vist esimene sõit. 5 minutit pluss 1 ring. Nii et sain mõned kaadrid. Palju veel on? No nüüd tulevad vist mingi teised klassid, vanused või kaalud või kuidas siin asjad käivad, ma ei tea. Aga ilmselt meil on palju passimist ees.
sest me viimime siin ainult ühte inimest. Nüüd on niimoodi, et meil on paus kuni kella 3-ni ja midagi muud me ei teegi. Ainult sööme kurki ja meeni. Võib-olla meil lubatakse drooniga sõita ka, aga võib-olla ei võigi. On vahed liiga pikad. Siin ei tee enam mitte midagi. Viimased kardid just lõpetavad sõitu. Siis on meil pikk lõunapaus ja nüüd lähme räägime juttu Albert Tammega. Meie väikse tuleviku kardisõidu lootusega. Aga jõudsid kõik koolidega lähedale. Kuna Oskar on meil üldse esimest korda kardivõistlustel, siis mõtlesin, et tutvustame natuke temale ka seda kardimaailma ja siis ta paneb oma blogisse selle asja kõik ülesse. Me hakkame hoopis sellest peale, et sa oled, Albert, sa oled 10-aastane. 10, jah. Ja sa põhiliselt sõidad sellises sarjas nagu VSK Itaalias. Seal on hooajas ju väga palju sõite, sul on peaaegu kõik nädalavahetused ainult võidusõidud. Põhimõtteliselt, jah. Ja siis sa lisaks sellele, kuna sa ei ela Eestis, siis sa käid veel Šveitsi meistrivõistlustel ja nüüd oled siin Estikatel. Räägi natukene sellest kardist, millega sina sõidad, see on siis Mini 60. Mis sul enda kardi juures, ma ei tea, kõige olulisem on või mis sinu kardi sõitmise nagu ägedaks või lihtsaks teed näiteks? No lihtsaks väga ei tee, aga ägedaks lihtsalt toob ja ma ei tea, lihtsalt äge. Aga kas sa kardiga sõidad ka esimest hooaega või? Sa oled ju enne sõitnud, on ju? Jah. Aga nüüd niimoodi pikalt, et kõikidest erinevatest sarjadest osa võtta, see on esimene aasta või? Nii pingeline nagu nüüd? See aasta on mul esimene aasta küll, kui me ütleme nagu 3-4 sarja, mida ma teen. Kuidas sa seda oma aega jagad üldse 10-aastasena, sest et mitmes klassis sa käid? Ma pärast suve nüüd käin 5. Aga jõudsid kõik kooli asjad ära teha ilusti? Jah. Oota, sa saidki nüüd selle algkooli said läbi või? Lähed põhikooli või? Ei, veel on 1 aasta veel algkooli? Veel on 1 aasta. Okei. Aga õpetajad pahased ei ole või? Ei ole. Lubavad, et võidu sõita või? No jaa, lubavad. Aga kas sa teed siis, kui sul, praegu suvi on ju, aga kui sa kooli ajal, sest et teil hakkad ju tegelikult juba suhteliselt sügisel päris vara võistlused on ju, sul on ikkagi suur osa kooliaastast häiritud, kus sa lähed ju, ma ei tea, kolmapäeval juba sind koolis ei ole, et su koolinädal on ainult esmaspäev, teisipäev. Sa siis seal vabatrennide ajal ja võistluste ajal saad nagu õppimisasjadega ka tegeleda? Jah, ma teen koolitöid sõitude vahel. Okei. No vot, tubli tuleb olla. Jah, mitu aastat? 3. Aga mis sul selline enda peas siht on, et praegu Mini 60, kui kaua, mis vanuseni sa veel sellega sõidad? 11-12. Paar aastat veel on ju? Jah. Aga mis see järgmine kart siis kardi mõistes on? OK Junior ja siis läheb juba suure kardile, et see on suur aasta edasi. Aga sul enda huvi oleks ikkagi see, et jõuaks kardi pealt mingisugune vormelisse või? Vormelisse, jah. Ja sealt hakkab peale vormel 4-ga siis või? Jah. Reaalselt, missuguses vanuses on üldse võimalik vormeli peale liikuda? Võistluses, ma arvan, et võistluseid teha, ma arvan, et 14 või midagi siukest. Tegelikult ei olegi väga palju. Sa oled 3 aastat, sul umbes poole peal sellega, et kardist nagu vormelisse jõuda. Nojah. Kuidas sul kardisõidus üldiselt läheb? Sul viimane VSK etapp, see oli siis VSK Open sari? Open Series. Open Series, jah. Seal läks täitsa okeilt, jah? Jah. Seal on palju võistlejaid ju? Jah, see mõttes Open Serieses tavaliselt on 40, aga teistes sarjades on nagu 70-60. Ja siin Eestis teie Mini 60-s? 15. Ehk et katsuge nüüd aru saada, mis on ka põhjus, miks näiteks ühel võistlejal on väga kasulik üldse minna kuhugi mujale välismaale sarja sõitma. See on konkurents.
konkurents on selline asi, mis viib alati edasi, mis paneb sind mõtlema, kus sa saad teiste pealt õppida, sa näed, mida tehakse. Kui siin on jah, 15 last selles mini 60-s, aga nendes Itaalia sarjades, Albert, siis mis sa ütlesid, võib-olla kuni vanasti oli siuke 100, siis kui olid 2 gruppi koos, aga nüüd Under 10-is on nagu 70. Ehk sul on 70, kõik ei pääsegi üldse võistlussõitu, on ju? Võistlussõitu mitu pääseb? No finaali pääsevad 36. Okei, ehk et raja peal korraga siis päris finaalsõidus võib olla kui palju, ongi 36 või 36. Aga hiitides on nagu 30. Jah, okei. Aga kui me nüüd võtamegi selle viimase VSK, siis seal hooaja algus läks natuke jefemini, on ju? Aga hooaja kokkuvõttes sa tulid selles samas tihedas konkurentsis siis 3. kohale tegelikult? Hooaja keskel, see on Sömmetes, olin jah 3. Ja see päris viimane sõit, seal sa isegi võitsid? Jah. Ja kuidas siin Eestis on, et missuguse, kui sa kirjeldaksidki nüüd, et okei, sa sõidad seda VSK sarja, aga sa sõidad veel neid sveitsikaid ja siis sa sõidad eestikaid. Nüüd tegelikult lähed ka veel Soome meistrivõistlustele. Ja Soome meistrivõistlustele ka. Aga kui sa just Eesti ja Sveitsi taset näiteks võrdled selles minisarjas, et on konkurents nagu sarnane või sa ütleksid, et Eestis on see tase parem kui Sveitsis? Ei, Sveitsis on kindlasti kõrgem. On kõrgem? On kiiremad poisid? Okei. Aga kuidas sul on sellega, kui sa VSK sarjas oled, siis sa ju tegelikult ei sõida selle oma akvakardiga? VSK-del on Baby Race. Baby Race'i tiimi poolt kart. Kas sul nendel 2 kardil on ka nagu sa tunnetad ise mingit selget vahet? No sellel on see uus nagu paralleelne raam, kus on rohkem grippi, rohkem pidamist. Aga Baby Race'il on kuidagi vähem. Aga mootori vahet? No see on juba natukene teistsugune, et Baby Race'il on jah. Värskemad või uuemad asjad kasutada? No jah, seal on nagu VSK-del on need mootorituunjad, kes teevad nagu professionaalselt neid asju. Et noh, sealt Aga räägi võib-olla natukene oma sellest võistluskardist. Sul on ju elektristarteriga? Ja elektristarteriga. Pedaalid on sul ainult gaas ja pidur. Sellel konkreetsel kardil siis mingit käiguvahetust sükest asja ei ole. Ainult gaas ja pidur. Ja roolimine, on ju. Mõnes mõttes tundub ju nagu väga lihtne, mis sõidu poolest siis ongi, aga samas kui sa rajale lähed, siis trajektoori jälgimine, ideaali peal püsimine, teiste katmine, see on niisugune asi, mis, kas sa harjutad lisaks nagu sõitmisele veel kuskil? Ei, no lihtsalt võistlustega nagu seda experience'i tuleb. Okei, kogemuse juurde saab. Kogemusega, jah. Aga teed sa mingit sim-racingut ka? Kodus teen, jah. Aga rohkem nagu vormel 4-ga. Okei. Sest jah, siin on ju üle õla vaja vaadata, vormelis on ju veeglid. Jah. Mis asi see on? Iste? See või? See on manokas. Madis, mis see on? Manomeeter? Jah, sellega vaadatakse rehvi rõhku. Seda võistluse ajal siin Albertil ei ole. Aga kart ise ongi tegelikult, see mini on väga lihtne. Need on raskused lihtsalt? Need on raskused, jah. Miinimum... Miinimumkaal on? Mis miinimumkaal on? 112. 112 kilo on, see on riigitigi erinev, jah? Eestis on teinud ja Rootsis on 15, aga muidu on igal pool mujal Euroopas 110. 110 kilo. Ehk et tahetakse ikkagi, et see oleks võimalikult võrdne sõita. No Eestist on teinud, kuna seda klassi on sõita kuni 14, jah, just. Meil on see erinevus ka õige. Minit saab sõita kuni 15-aastane poiss. Siin Albert sõidab endast isegi 4-5 aastat vanematega võib nagu võidu sõita, siis on jah see raskused peal. Kunagi oli, kes oli üks eestlane, kes sõitis 14 aastat? Kermo sõidab veel. Kermo sõidab ka ja Müül. 14. Jah, just. No aga... Jah, kas sa sealt näed sõiduajal ka midagi või? Sõiduajal aegu. Sa näed oma ringi aega? Näitab temperatuur ja ringi aega ja sektoris näitab ka nagu.
aga sektorit paned sa siin sisse ise siis või? Üldjuhul iga raja peal olema. Päris siin raja peal on, vist ei ole siin. Ei ole? Okei. Küll me saan panna ka, aga tead, mida vähem seda vaatad, mida võib-olla rohkem keskendub kurvide. Kui palju sa võistlussõidu ajal üldse ekraani ise jälgid või pigem jälgid seda, mis sul? Iga 2 ringi vaatan natukene aega, aga noh, võistlusel väga seda ei vaata. Kvalis küll. Pööre ka, pööre tuleb siia sellega, et tuleb numbrina siia veel enne ka. Ja siis ajad tulevad midagi. Ajad tulevad nagu siia. Okei. Ja praeguse seisuga, oota, sa esimestel eestikatel osalesid, teise oli saanud, olid ära, nüüd on 3. Aga praegu hetkeseisuga siin Raplas, eile oli esimene hiit, kuidas see läks? 3. on ju, ja nüüd olid teine. Finaalsõitu peaks minema 3. kohalt startima. Räägid küll. Ja nii nagu reporter ütles, et alguses oli kord sina kiirem, kord tema, kord sina, kord tema, aga sest te kiirema ringi aega vahetasite. Anna mulle, tiim. Nii, põhimõtteliselt sõit on läbi ja Albert hakkab ootama nüüd seda autasustamist. Mina jään siia, filmin autasustamise ka ära, aga sõidu poolest siis jäi natuke teisele mehele alla. Alguses sõitsid suhteliselt võrdselt, stardis sai hästi minema, startis 3. kohalt, sai kohe teiseks, aga Nikita Ljubimov oli täna grammi võrra kiirem ja Alberti endaga rääkides siis on tunne, et see vahe jäi rehvidesse. Pidas ühel paremini, teisel natuke kehvem. Libe. Seega siit on otse kokku. Me sõidame tagasi Tartusse ja lõpetame sellega episoodi ära. Olge mõnusad ja näeme teid järgmistel seiklustel. 5 out. Ja näed, Viktor Korjainov tahab seda kohta uuesti tagasi võtta Metsaveerel seal. Viljar venitab kaardi hästi laiaks ja Korjainov on sunnitud praegu alla vanduma. Tema selja taga, Korjainovi selja taga on kohe Mark.